Tere head inimesed! Täna oleme Anneliga kaunis aias ja räägime teile ühest teemast, mis tegelikult puudutab paljusid inimesi, kes on telkimas käinud. Mina käisin oma uhket pimedat telki inimestele näitamas, panin selle ilusasti asfalti serva peale ülesse ja siis tuli tuuleiil, keeras telgi tagurpidi ja lohistas seda natukene maad mööda asfaltit ja kõik, mis asfalt tegi, oli see, et ta suutis peaaegu suure osa mu telgi kattest teha selliseid väikseid auke täis, mida tegelikult asfalt teebki, sest tema asi ongi asjades kinni hoida. Ja nüüd on suur mure, et ühest küljest tutikale telgile kõrvale tutikat telki osta ei tahaks. Et ma tean, et on olemas igavene hulk erinevaid parandusvõimalusi. Kõige lihtsam on muidugi MacGyveriga, aga see võib-olla tuleb pesumasinas ära ja mine tea, mis mingite pesemiste kasutamise käigus võib-olla läheb koledaks. Aga mis nüüd sellised head lahendused on? No meie matkaspordis, tere ka minu poolt kõigepealt, ja meie matkaspordis pakume huvitavat teipimismaterjali ja see tuleb Iirimaalt firmast Tearaid. Pakutakse A-d ja B-d. A-variant on nii tekstiilile kui pehmemale materjali, mida tuleb pesta, ja B on jäigemale materjali nagu telgipõhjad ja sellised jäigemad, mis vajavad nii ei kortsu ja nii pakkimise kokku ei lähe. Ometi oled sa siia laua peale pannud hulga erinevaid tooteid, on ju? Jah, mul on siin ka välja toodud erinevaid tooteid sellised, et alati võib meie juurde tulla ja osta sellised lõpusad värvilised klepsud, millel on pildid taga, kui midagi juhtub, lõikate siis südamele kuusakese ära ja remondite oma augu ära, saab hakkama. Kui keegi tahab, et tal ei oleks väga igav, siis alati võib selliseid kasutada või panna hoopis helkur näiteks, mis on näiteks rattamatkajatel päris popp. Muidugi, siin on kaasa tuntud MacGyver, kuid pean ütlema, et minu isiklik matkaremondi komplekt ehk päästekomplekt on täpselt siin ja tema sisaldabki nüüd just nimelt neid Tearaidi puhastamislapikest, sest alati tekstiil, mida me puhastama hakkame, tuleb puhtaks enne teha tolmust ja siis selliseid lapikesi nii A-d kui B-d teipi ja siis on siin kaasas ka üks tore jõhv, et kui juhtub nüüd pikem rebend tulema teie telgile sisse või madratsile, siis see tugevdab, seda me pärast vaatame koos. Ja muidugi on selle jaoks olulised siis väga head teravad käärid. Okei. Nii, aga mida nüüd tegema peab? Minul on endal see kogemus, meie telk muutus ühe korra auto katuseboksis seal õõrudes niivõrd õredaks, et ühel ilusal ööl keset Usbekistani mingisugust mäda tuli meie telki kutsumata külalisi umbes 10 kõrvaarki, kes hakkasid meid erinevas kohtades hammustama ja siis me öösel MacGyveriga panime kinni kõik augud, mis olid põhja tekkinud ja siis nad enam sisse ei saanud. Aga MacGyveriga on see lugu, et kui ta seal veel õõrub ja teeb, siis ta hakkab nagu kuidagi natukene liikuma ja sealt seda liimi tuleb vahepealt välja ja siis ta hakkab ülejäänud asjadega kleepima ja on selline imelik lahendus. MacGyver on selles mõttes ongi, ta on muidu väga hea, MacGyver on MacGyver, aga teda ei saa pesta esiteks ja teiseks ongi nagu just praegu Vants meile rääkis, et kuumaga ta kipub see liim seal sulama ja kui see liim sulab, siis puhtaks ta seda materjali enam ei saa. Et selles mõttes MacGyver on ka, ta on olemas, aga need Tearaidid on praegusel hetkel lihtsalt mugavamad, puhtamad ja paremad kasutada. Okei, aga mida selle jaoks siis teha tuleb? Kui nüüd ongi reaalselt auk olemas, on ju, ilmselgelt sajab siit vihma sisse ja ilmselgelt, kui seda ära ei paranda, siis ta suurema tuulega saputab seda auku kogu aeg suuremaks. Meie sinuga nüüd siin laua peal teeme selle asja korda ja näitame, kuidas me neid Tearaid kasutada saame. Aga eelkõige tuleb sul teinekord teha, kui sa Usbekistani sõidad, sa pead selle Tearaidi rulli kaasa võtma alustuseks. Ehk siis saadava neid Tearaid ma alustan ka sellest, et on olemas üks suuremad rullid, kui näiteks läheb suurem matkagrupp välja või suurem seltskond või on tõesti selline matk, kus ongi kulumisohtu väga palju. Aga samas on olemas ka sellised väiksed komplektid, mis on siis kas madratsile või telgile ja kui selline on siis kotis, siis minul nagu selline just täpselt kaasas on, siis seesama hetk, kui need kõrvaargid siit ründama hakkavad, siis enne seda me saame need kenasti kokku liimida. Selleks on vaja kuiva keskkonda ja vihma ei tohiks sadada. Ja tolmust peaks saama puhastada ja nii lihtne see ongi. Nii lihtne see ongi, on ju. Ma laotan oma selle asja siis siia niimoodi laiali, et meil tekiks selline olukord, kus all ei ole midagi, silepind on ju. Tegelikult see ei ole ainuke auk, sest selle lohisemise käigus täpselt selle koha peal, kus kaar all oli, siia ta tegi riburadapisi terve hulga erinevaid väikseid täkke selliseid õõrumisi sisse, on ju.
et nüüd ongi see, et kui telk võetakse kätte, siis kõigepealt tuleb natuke vaadata, mis nüüd juhtunud on. Kas on tekkinud niisuguse tugeva rebenenud servaga, kas seda tuleb liimida ühelt poolt või kahelt poolt, või kui siin on praegu nüüd lohisemise väiksed augud, siis mina ütleks, et telgi puhul tuleb väljaspoolt, tähendab, mida tuleb analüüsida seda, kas see koht hakkab edaspidi saama pinget. Et kui ta on väga tugev, no näiteks seljakotil või kuskil, kus ta on väga pinges kohas, siis tuleb teda mõlemalt poolt teipida kindlasti. Kui ei ole, siis näiteks telgi puhul siin selle, kui see lohisemise koha peal, mina tõmbaks ainult paremalt poolt, sest vihma tuleb sinna peale. Paremalt poolt mõtled siis väljapoolt või seestpoolt? Väljaspoolt. Et vihm ei tuleks telki sisse ja me säästame sellega su kasutusvõimaluse. Nii. See küll paneb visuaalile kerge põntsaka, kui sul on peenemas seltskonnas lapitud telk kaasas, aga kuna selle eest ikkagi mingi reaalsel matkal keegi punkte ei anna. Ma ütles, kui sa tõmbaks siia peale seda MacGyverit, siis paneks ta visuaalile põntsu. Aga kuna me paneme siukse kena läbipaistva materjali, siis tulemus saab tunduvalt parem. Väga hea. Ja, aga siin on nagu rebenenud ja siin ma paneks nüüd juba mõlemalt poolt. Kuna ta on kaarte tõttu ja natuke rebenemist ka, siis ma paneks lapi nii ühele kui teisele poole. Mida selle lapi panemiseks nüüd teha tuleb? Sa enne rääkisid siin mingisugustest puhastuslapikestest ja asjadest, et kas see kõik tuleb puhastuslapikesega üle käia või piisab sellest, et kui sa ei ole oma telgiga väga tolmune ja mudane, siis läheb ka niisama? No tolmust mudast tuleb ta nii puhastada, aga tegelikult see kaasas on neil sellised alkoholipadjakesed. Alkoholipadjakesega on see, et liimitav pind tuleb saada nagu puhtaks. Nii. Sest ega käega lükates ja tavaliselt ei lähe. Ja siin meil on nüüd hetkel siis, siin ma alustaks sellel telgil väljas kihti puhastamist, selline pind. Kui on reaalselt päris auk sees ja midagi tagasi kleepida ei anna, siis panedki lihtsalt läraki ühele poole ja teisele poole selle peale, siis jääb nagu see auk peab lihtsalt nagu näha. Et siit on nagu meeldiv võimalus, et ma saan välja mõõta, ma võin kuju teha, ma võin ükskõik mis teha, et kui visuaal nüüd hakkab kannatama. Selge. Siis tasub nagu mõelda selle üle, mida ma tegelikult tahan. Kui suuri tükke peab panema? Kui palju ta on normaalne, et oleks üle ääre? No ütleme, et kui sul nüüd see pikk riba, mis siin on, siis tuleks võtta su selline riba ja panna see peale kõik niimoodi. Praegu hetkel on meil auk. Ikkagi suurus ei ole oluline. Kui sa väga paraja teed, siis ta lihtsalt ei katta. Selles mõttes, et august ja ikka korralikult servad katta ja muidugi tuleb vaadata seda jälle taaskord, et kas ta saab pinget või mitte. Mida rohkem seda katab, seda tugevam ta ikkagi on. Nüüd, et need servad ja asjad lahti ei läheks, ma lükkan need tugevasti. Seda võib noaga või küünega või ükskõik millega teha. Selle üks asi ta on tugevus, teine asi, vaata, teip omandab telgi värvi. Nii, okei. Et ta nagu kaob ära eemalt vaadates. Jah, seda MacGyverit võid nii kaua nühkida, kui tahad, see ei omanda mingit telgivärvi. Just, aga siin on see, et ta võtab nagu täiesti nagu, kaob ära siia tekstiilile. Nii, ja nüüd ma siis keeran teistpidi selle. Jah, nüüd keerame selle teistpidi. Ja sama kohal on. Just. Nad isegi ei ole näha, et jaa, väga nooblilt on ära. Ja kui sa tõesti ei taha see parem on näha, siis soovitan teede oma toote seespidine külg alati ära ja need tulemus on väljaspoolt selline, nagu keegi ei olegi näha, jah. Aga kuna telgil on vihmapidavuse teema, siis mina ikka soovitan mõlemalt poolt teha. Aga muudel toodetel ainult vahel. Aga selle lapikesega on mõistlik ikka alati üle käia, sellepärast, et see esmane tolm läheb ära. Liimub paremini, jah? Just, nakub paremini. Kui teipe panna ja kui lõigata, siis tegelikult kõige parem on ümmargune teip. Minul on just need väiksed käärid alati kaasas, sest igasugust teipide ja paranduste vahel on hea. Teinekord on ka, kui on väga hull rebend, siis nende üliheade kääridega saab nagu siledamaks teha ja tulemus on oluliselt parem. Aga me oleme selle sinna külge ära liiminud, kas ta tahab natuke aega taheneda, enne kui ma telgi üles võin panna või võib juba kohe hakata rebima teda? Ei, põhimõtteliselt võib üles panna, aga see pakendil endal on näiteks A-peal on kirjas, et tund aega. Kuna ta on natuke venivas olekus, siis ta tahab natuke nagu jäigastumist tunni aja jooksul. Tähendab, mida ei tasu kohe teha, et sa paned ta üles ja hakkad venitama. Siis võib see nagu lahti lüüa. Jääb see vahe siis, vaatad, kas töötab. Et võib lihtsalt selle pragu nagu lahti lüüa ja siis tekib see värvivahe sinna sisse. Aga põhimõtteliselt aal on nagu 1 tund ja nüüd kui madratsite tegemisel, siis soovitatakse nagu 24 tundi hoida, mitte kohe magama minna. Aga mingi temperatuuri erinevus, kas on -30 või +40, et siis? Lihtsalt, et kuiv võib olema. Vett vahele minna ja hoidmises enam ei ole vahet. Okay. Töötab hiljem ka igasugust temperatuuri.
siin on nüüd üks järgmine katkine koht, aga mitte nii katki, kui selle trossiga tegemiseks näidata saab ja noh, ilmselgelt ei hakka me telgis seda suurt lõhet lõikama ka. Et räägime selle ära siis sellises nii-öelda teoorialises võtmes. Jah, et ütleme, et kui nüüd oleks juhtunud, et siin oleks olnud nüüd pikk rebend, seda ainuüksi liimimisega on see, et tuulega ta pingutab lihtsalt katki, et me siit lõikame nüüd teibi ja paneme selle talle siia peale, sellega me parandame selle ära. Aga kui see oleks rebend, siis on selline väike Jõhvi pundar meil siin selles komplektis kaasas ja see tähendab seda, et me lõikame siit Jõhvist tükikesed ja kui siin on nüüd rebend, siis kõigepealt paneme nad siia peale kinni. Ehk rebendist risti pannakse Jõhv liimimise laiuselt. Ja see nüüd hoiab seda tugevust, et see rebend ei läheks rohkem laiali. Neid pannakse niimoodi siia suhteliselt tihedalt. Ja eriti siis, kui on niisugune halb rebend, et niisugune sakilise servaga, et ta ei ole mitte sirge. Aga kuidas moodi see tross kinni hoiab? See on ju oma olemuselt selline libe. Siia tuleb ka liim peale? Ja, see tuleb teibi alla. Ta jääbki nüüd sulle selle tootele niimoodi teibi alla siia tugevduseks. Ja see siis nüüd hoiab seda, kuna teip ise natukene veenib, siis see hoiab nagu jäigemalt. Annab talle jäikust, jah? Eriti on hea kasutada just enda jäigemate materjalide, madratsite ja selliste asjade juures või kui sul tugev nahksed tooted hästi või seljakotid, võt nende juures kindlasti. Selge. Selliseid vigureid saab teha sellise asjaga. Et astuge matkaspordist läbi ja võtke kaasa. Kallis on rikutud reis, mitte asi, mis katki läheb. Absoluutselt. Ja tahtsin veel seda öelda, et ühes järgmises saates räägime kindlasti seda, kuidas parandada katkiseid lebosid, sest mul on katkine lebo ka kodus. Läks katki nii, et rullisin telgipõranda peal kokku ja täpselt selle koha peal, kuhu keerasin, sattus alla terakivi. Nii et iga rulli keeramise pikkuse järel on üks auk lebo sees. Nii et siis vaatame, kuidas lebo korda saab teha. Komplekti ja päästame su madratsi. Väga hea. Nii et head inimesed, näeme teiega juba järgmine kord.